10. augustil 2020 toimus 7. Eduard Arendsi keelekonverents pealkirjaga Kooli poole, millega Laurentiuse selts tähistas oma 10. tegevusaastat. Konverents toimus Kuusalus, kus tunnustatud kirikuõpetaja ja keelemees Eduard Arends elas ja töötas 30 aastat. Kui me esimese konverentsiga aastal 2013 alustasime, no me ei kujutanud ette, et neid hakkab järjest üldse tulemagi. Aga esimene konverents korraldati ju sellepärast, et Eduard Arendsi mälestusmärgile raha kogumisele mingisugust tähelepanu tõmmata ja hoogu anda, ja ka 2015 oli sama eesmärgiga ja edasised juba automatiseerusid, sest nende konverentsidega on kuidagi väga õnnelikul kombel haakunud eesti keele teadlaste eliit. Konverents kavandati algselt aprillikuusse, kuid koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra tõttu lükkus see lauritsapäevale. Esimest korda nüüd on pööratud tähelepanu Eduard Arendsile ja koolile. Arendsit on nagu süüdistatud, et oli koolide vastane. Ta on neid lauseid öelnud küll, aga tuleb mõista konteksti, mis kontekstis ta neid lauseid ütles, ja täna oleme pannud konverentsi pealkirjaks Kooli poole. Just tahtes näidata, mis oli Arendsi-aegne kool ja mida tema keeletöö Eesti kooli arengule üleüldse andis. Ja siis on, üheks esinejaks on näiteks Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi peavarahoidja Marga Almova ja on doktorikraadiga inimesi Katrin Kalamees-Ruubel, kes on emakeele ainekavade alal doktoritöö kaitsnud ja niisugused keeleinimesed. Meil ka täna on siin Tõnu Tender, kes on juhtinud meie mitmeid konverentse modereerijana, tema on tänagi siin. Täna on lauritsapäev, 10. august ja Laurentiuse selts tähistab tänase konverentsiga, nimelt 7. Eduard Arendsi konverentsiga oma 10. tegevusaastat. Esmakordselt osales konverentsil kõrge Eesti riigiametnik. Avakõne pidas Eesti Vabariigi Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Need väärtused, mida Arends kandis, sest tema eesmärk oli ju ka just nimelt eesti kirjakeele ja kirjaoskuse arendamine just selleks, et rahvast harida, et rahvale vaimuvalgust tuua, hingevalgust tuua, et neid väärtusi kinnistada, millele ju kogu Euroopa kultuur põhineb ja tugineb tänase päevani, et neid tugevdada. Ja täna oleme siis sellises olukorras, kus kõik need väärtused pannakse kahtluse alla. Millised konverentsil ette kantud teemad teid ennast kõige rohkem huvitavad? Ausalt öeldes, kuna ma ise olen õpetaja, siis võib-olla kõik see, mis seda kooli puudutab, nii väga mind ei huvitagi, sest ma olen Arendsit nüüd aastate jooksul nii palju uurinud. Mulle see tema lugu on selge ja ka need temaaegsed haridustaustad ja ka emakeele ainekava, ma neid asju tunnen. Mind huvitavad võib-olla kõige rohkem just Jüri Viikbergi loendamine vanades murretes ja Pille Arnek teeb ettekande vanadest hauatähistest. See on midagi, mida ma ei ole ise uurinud ja millega ma ei ole kokku puutunud. Siin jääb mullaks Jumala rahoga Leena Hirspelt, Joosep Nesk, edasi tulevad seal veel andmed. Ja siin juba selles väikses tekstis on näha, kui aastal 77, et eesnimed on kirjutatud jätkuvalt vana kirjaviisi järgi, muud sõnad Jumala rahuga, aga uue kirjaviisi järgi juba. Ajastuhõngu lisasid Eesti Pedagoogika Arhiivimuuseumi poolt vaatamiseks välja pandud vanad kooliraamatud. Konverentsi korraldas Laurentiuse selts ning seda toetasid Kuusalu vald, Loksa linn, Veljo Tormise kultuuriselts ja Jaan Tõnissoni instituut.